Nii ja hei ja tere hommikust. Täna on meil siis kõne. Nii et näen, Laura on hästi kohal, nii et väga tore. Ja no võib-olla alustamegi sellest, et ma natuke räägin sellest, et kuidas näha kasusid ja kuidas saada sellest kohast välja, et ma ei jõua kõiki asju teha. Mulle tunnen, et see oleks nagu see teema, millest rääkida, Laura, et sa võid mulle chatis või rääkida, et kui see on ja nii et ma olen endale kõrvale võtnud siin sellise raamatu, ma olen täiesti raamat, ma ei ole seda endale soetanud, juba teist korda laenutan, aga ma ei ole veel ostnud, on siis Kuristike kasu, ehk siis see on selline raamat, mis siis sooritushoolikute teejuht õnne, enesekindluse ja edukuse juurde, nii et ma soovitan, Tamme raamatuga just võtsin selle ja ma just võtsin täna teile rääkimisega, et see on väga huvitav raamat, et kui sa tahad istuda sellega maha, siis ta räägib siis sellest, et mis teil väga paljudel on see sooritushoolikute asi. ehk siis see, et miks ta on see kuristik ja kasu, on siis see, et kui sa oled selline soorituse peal väljas, siis see tähendab seda, et sa rühid kogu aeg ülespoole, sinna tipu peale, siis kui sa hakkad poolel teed, sa mõtled, näh, onju, see nagunii ei tööta, onju, ma cancel dan selle tegevuse ära ja siis tuleb see kuristik, onju. Ja siis hakkad seal kuristikust nagu alla minema, tunne võib minna kehvemaks ja ma nagunii ei jõua ära ja kõik maailm on minu vastu ja siis on see kuristik, onju, jah. Ja ta räägib sellest, et kõik ettevõtjad käivad seal kuristiku ja kasu poole peal ja mis siis eristab nendes edukaid ettevõtjatest nendest, kes ei ole edukad. Ja üks suurim eristaja ongi see, et sa ei tohi sinna kuristikku vaadata, on ju, et sa ei tohi minna sinna, et oi, et see ütles halvasti ja too ütles halvasti ja see ei tööta ja keskkond on nii halb ja mis kõik on, et seda sa ei tohi sinna minna sisse. Et see on kõige olulisem asi, et sa pead vaatama, et kus sa juba oled tulnud alates, siis ei mõõda nagu seda vahemaad siis nii-öelda, ma teen sulle selle pildi ka siia. Et sa ei mõõda seda vahemaad mitte niivõrd sellega, et ma võtan markeri, et kui see teekond on sul siin niimoodi ülespoole läheb, on ju, ma ei tea, natuke paha värv on, teise värvi, et sul läheb see eesmärk, läheb see ülespoole, et sa ei mõõda seda niimoodi, et kui see on see nullpunkt ja see on see 100%, et sa ei mõõda kogu aeg seda, et kui palju on veel puudu, on ju, et sa ei ole selles puuduse teadvuses, vaid sa mõtled seda, et kus sa juba tulnud oled, on ju, et sa vaatad siia taha, on ju. Jah, et sa mõõdad enda asja, et oo, et vau, et ma olen 2 aastaga jõudnud sinna, kus ma ei oleks eales arvanud, et ma midagi sellist teen näiteks, on ju. On ju, et see on hoopis teine asi ja seal on inimesed, kes siin kindlasti alt üles vaatavad, et vau, et nii tubli ja ma tahaks ka osata, kuidas sa seda kõik teinud on ja mis see saladus on ja millest alustada ja ma ei saa edasi ega tagasi, need inimesed on ilmselt päris palju selles kohas, kus sina praegu oled, on ju, see kõnetab sind. Nii et see on see asi, et sa ei tohi nagu vaadata seda, et mis on selle saavutuse psühholoogias on kõige suurem asi, ongi inimesed tunnevad, et tal on ikka veel midagi puudu, ta on ikka veel midagi puudu, et asjad oleks nii nagu vaja, on ju. Ja me leiame alati asju, mis on puudu, on ju, tõsi, on ju. me leiame alati, mis on valesti. Ma võin mõelda, et oh, et ma oleks võinud ikka täna hommikul varem natuke tõusta, oleks jõudnud duši all juuksed ära pesta, oleks jõudnud lokid teha, oleks võinud äkki panna ehteid rohkem kaela ja kõrvarõngaid ka ei ole. Ühesõnaga, ma võin ennast vähendada nagu meeletult palju, on ju. On ju, nii et võib-olla oleksin ma pidanud valgustuse parema panema või taust, on ju, või näed, lilled on mul kõik longus, on ju, oleks pidanud vaasi väiksema panema, on ju, kõik mu sünnipäevalilled on lontis, on ju. Nii et noh, ühesõnaga neid asju, mis on valesti, on meil alati elus hästi palju. Aga õnnelikud inimesed siis ei mõtle sellele, mis on puudu, vaid nad võrdlevad ennast alati siis sellega, kus nad juba tulnud on. Nii et see on hästi oluline kaasa võtta. Ja ma siit raamatust võtsin ka tänaseks mõned uskumused, mis ma nagu tahtsin teile läbi rääkida. Ehk siis esimene ongi siis suurendage lootust ja vastupidavust, et see lootus on see, et ma loodan, et mul liitub nüüd 100 inimest selle minu tänase pakkumisega, mis homme toimub, on ju, on ju. Et kui sa seda nagu ei looda, on ju, me peame alati lootma ja ootama midagi, et juhtub midagi ägedat.
on ju. Et isegi kui sa oled täiesti, meil on olnud nii, et me kolmapäeval ütleme välja näiteks neljapäevase webinari, meil on nagu, ongi, ma ei tea, assistent on maha maganud, on ju, ma ei ole küsinud, on ju, ta on unustanud teha kõik asjad ja siis ma lähen mõnikord, on ju, väga palju Meriliga juhtus seda asja, et me üks päev, 2 päeva ette reils, et Heidil on webinar, on ju, et hakkame nüüd ruttu tegutsema, on ju, et selles mõttes siis on see koht, kus on, et okei, et noh, on küll sitasti, on ju, et miks ta varem ei võinud teha, et ta teadis ju, et on tulemas ja kõik, on ju, aga see süüdistamine ei vii meid mitte kuskile, on ju. Enesesüüdistamine, et ma oleks pidanud üle küsima või miks ma ei kontrollinud, ega ei vii ka see mitte kuskile, kui siis kedagi teist noh, süüdistada, on ju, et miks ta ei teinud, on ju. Vaid ongi vaja see minna siit kuristikusse ära, on ju, ütlege okei, me teeme praegu hetkel parima, mis on need 3 tegevust, mis ma saan täna teha, võib-olla ma saan teha laivi, võib-olla ma saan teha postituse, võib-olla ma saan teha uudiskirja, mis on need minu ressursid, mida ma saan praegu kasutada ja mida ma saan, mis on mulle mugav praegu kasutada, arvestades neid olukordi, kus ma praegu olen. Siis teine hästi abiks asi, mis sul täna on siis mõõtke enda edenemist, omaenda isikliku arengu mõõtmine hoidab teil hoiduda teiste võrdlemisest, on ju. Nii et kui sul vähegi võimalik on, ära jälgi teisi sisuloojaid, on ju. Nii et nooguta mulle, kui sa oled seda pattu teinud, et sa vaatad, mis teised teevad. See ei ole sinu asi. Jah, see ei ole üldse sinu asi, et vaadata, mida keegi teeb. Sa peaksid hoidma klapid peal või kui sa oled kellegi gruppides, okei, ole seal mingi reklaami eesmärgil, aga ära ole tarbijana. Ära unusta ennast tundideks vaatamast mingeid küsimuste kõnesid või mingeid presentatsioone või webinare. See on kõik sinu töö arvel, on ju. Nii et see ongi see otsus, et kas sa oled ise nagu see sisulooja, on ju, või sa oled siis follower, kellegi follower, on ju. Ja noh, väga hästi sa võid olla minu follower ja nii edasi ka, on ju, kui see sulle kasuks tuleb, aga hetkel sa oled selles faasis, kus sa lood juba sisu ise, on ju. Nii et iga minut sinu enda sisu loomist on sulle kasulikum kui kellegi jälgimine või õppimine, on ju. Nii et kõik suured sisuloojad, kelle koolitustel mul on käinud, nad ei jälgi kellegi teise sisu. Nad tegelevadki sellega, et luua iseenda sisu ja selleks on tänapäeval väga häid töövahendeid, alates ChatGPT-st, on ju, kui sul pole ideid, on ju, millest kirjutada, kuni selleni, et tule sellisele kõnele nagu täna ja küsi midagi, on ju. Siis et oluline on saada sellest kuristikupainest lahti, et kuristikupaine ongi see, et miks ma veel seal ei ole ja ma tuletan sulle jälle meelde, et kui me kuristikust räägime, siis me ei räägime seda, mis on siin minevik, vaid me räägime seda tulevikku, mis kripeldab seda, et miks ma ikka veel ei ole seal, on ju. Miks ma ei teinud eile tööd, kui ma oleksin võinud teha, on ju. Või miks ma olin laisk, on ju. Need asjad, mis tulevad siia, see on see kuristik, on ju, see on see endale augu kaevamine, jah. Väga hea näide on praegu, ma ei tea, kas te nagu sotsiaalmeediat jälgite või mitte või Õhtulehte näiteks, on ju, ma vahepeal ikka vaatan neid Delfis ja Õhtulehtis ka on ju, mis nad kirjutavad. Ja hea näide on näiteks Justin Bieber. Ta oli vist 15 või 14, kui ta sai päris kuulsaks lauljaks, on ju, ja kõik need, kui need tulid, need nii-öelda hitid tal välja ja nüüd on ta nagu sügavas depressioonis, eile ta tegi avalduse, et ta tunneb ennast täiesti väärtusetuna, on ju, ta ei ole üldse väärtuslik, on ju, ta tunneb täiesti väärtuslikuna, tal on väga nagu raske elada igapäevaselt. Mikspärast see tulebki, sellepärast ta võrdleb ennast sellega, mis ta võiks olla, on ju. Aga tema tähetund on juba ära olnud, ta võiks sellest nüüd noh, midagi comeback'i teha või midagi sellist, on ju. Aga me ei saa nagu minna sinna kuristikku, kus me hakkame nagu rääkima, miks ma ikka ei teinud see, ma oleks pidanud siis tegema selle plaadilepingu, ma oleks pidanud tolle kontserdi tegema, ma oleks pidanud seda tegema, tollega koostööd, miks ma ei teinud neid asju. Et see kõik hästi-hästi nagu muserdab, on ju. Nii et absoluutselt sa mõõtke enda edenemist, sa teed enda järgi seda edenemist ja on ka tagasi nagu kukkumisi, näiteks, et meililistis, noh, ma olen ingliskeelne meililist praegu, ma olen mingi 1 subscriber'iga miinuses praegu, sest ma olen saanud juurde subscriber eid, aga paljud on ka meililistist ära läinud, on ju, aga see on normaalne, on ju. Et sa ei saa mõelda, et miks ta nüüd läks mu meililistist ära, on ju, see lihtsalt ei ole sulle kuidagi kasulik. Nii et tulemusi on alati vaja mõõta tagasivaatavalt, et kus sa nüüd oled olnud ja tänada ennast ja teisi, kes on sulle kaasa aidanud. See on hästi oluline ka energeetiliselt, et
et sa saad aru, et mis on need tegevused ja kui sa hakkad nagu maha kukkuma sellelt track'ilt, siis mõtled, mis on need tegevused, mis mind siia punkti tõid, mida ma täpselt tegin, on ju. Ja edasiminekuks on vaja teha siis hüppeid, mina nimetan neid nii-öelda kvanthüpeteks ja täna siis räägime nendest kvanthüpetest ja kui sa siin otsekõnel oled, siis ma annan sulle täpse retsepti sinu enda kvanthüppe tegemiseks sel kevadel nüüd on ju. Nii et on vaja teha ka siis neid kvanthüppeid ja kvanthüpe on siis see, et me teeme selle teise identiteediga selle hüppe, mis sa oled loonud, et kes sa nüüd tegelikult olla tahad, on ju. Nii et kõik sellised asjad, et me saame seda täna teha sinuga siin kõnel. Ja hea lause on siin selline lause, et lehekülg 154 on, kõik päevad on võidukad, jah. Mis see tähendab, et kõik päevad on võidukad? Te märkate iga võidupäevaga, mis on iga päev, et teie uhkuse, enesekindluse, elevuse tunne üha kasvab ja kiireneb. Ja mida rohkem sa nagu lähed sinna sisse, et sul lihtsalt hommikul, ma olen täna kella 6 üleval, mis silmad põlevad, sest mul on nii põnevad asjad täna tulemas, on ju. Ma olen nii elevil selle pärast, on ju, ma olen valmistanud ette oma kõnesid, ma olen teinud nagu väga-väga palju tööd, et täna sinu kõne ka oleks maksimaalselt hea. Ma olen tund aega selleks tööd teinud täna hommikul, et ma sinule aega olen võtnud. Et sa nagu tõesti nagu saad aru, et see ongi nagu väga äge, sellepärast et ma olen 100% kindel, et kõik need tegevused, mis ma täna teen, aitavad kedagi väga palju edasi, on ju. Nii et saada endal sisse see hea tunne oma energiasse, kui sa tunned, on siis sa lähed edasi. Ja selleks aitab ka see, et nagu siin raamatus on ka väga hea, et 2 minuti aruandlus, esitage oma kasud iga päev, on ju. Et kui lisasooritusi mõõtes muutuvad sooritused paremaks, kui lisada soorituste mõõtmisele tulemusest teadaandmine, kiirendab paranemine veelgi. Nii et kui sa nagu täna reportid mulle, et vahet, ma märtsikuus olen teinud neid asju, ma olen nii elevil sellest, on ju. Ma olen nii elevil, kuhu ma olen minemas, ma olen nii elevil, mis mul juba tulnud on, mida ma olen juba õppinud enda kohta, sest ükskõik, mida sa teed, on see ainult, sa õpid iseenda kohta. Sa õpid seda, et mis sulle sobib, mis sulle ei sobi, mis su keskkonnas meeldib, mis su keskkonnas erineb, on ju, mis on sellised asjad, mida sa õpid, et iga päev sa leiad midagi, et vau, et ma saan seda paremini teha või see minu jaoks töötab või see ei tööta, on ju. Noh, võtame kas või mingi tööriista, ma olen nagu praegu katsendanud erinevalt ai tööriistasid ja ma tean täpselt, et mis mulle ei sobi ja mis mulle sobib, on ju, mis minu töömeetodiga sobib ja mis mulle ei sobi, on ju. Ja võib-olla see, mis ei sobi, mul on nagu kahju, sellepärast et ta on nii äge tööriist, aga ma lihtsalt ei viitsi sellega jännata. On sul kunagi sellist tunnet olnud, on ju? Et ma ei viitsi lihtsalt neid videoid lõigata, ma ei viitsi neid subscribe ta, ma ei viitsi neid kõike seda teha, mida tegelikult väga paljud inimesed viitsivad teha. Aga minu personaalsus ei sobi selle tööriistaga kokku ja mul on täiesti okei seda siis lahti lasta, on ju. Siis ühe asja ma räägin veel, et täna siis ongi see oluline see otsus, et ma vabastan ennast sellest kuristikust, on ju. Et endaga nagu kuri olemisest või sellest, et ma tunnen, et ma ei ole seal, kus ma tahan olla. Ja võtadki sellise suure rasvase eesmärgi, on ju, et näed iga kogemusest kasu, et ma saan aru, et see sellisel moel ei tööta, ma tegin midagi valesti ja ma ei saa aru, mida ma valesti tegin, et see ei tähenda midagi sinu kohta. See on võib-olla sa leidsid vale koostööpartneri, võib-olla sa ei julenud kirjutada kellelegi, võib-olla sa ei tulnud selle peale, et küsida midagi, on ju. Sa pead sellest nagu lahti laskma, et edasi minna, on ju. Ja ja see annab sulle selle siis tõesti selle tunde, on ju. See on hästi palju teadusartikleid ka siin taga, mis see raamat on, nii et kui sul võimalik on, ma soovitan seda laenutada või osta endale selle Äripäeva kirjastuse raamat. Aga ma tegin selle põhilise kokkuvõtte sulle täna ära siin sellest raamatust, et see kuristik on tõesti see, et sa ei saa kogu aeg mõelda, et sul on midagi puudu, et sa pead mõelda, vau, nii äge, ma olen nii tänulik, et mul see toimib, on ju, mul see toimib praegu, mis on. Ma olen nii tänulik, et see asi, noh, mu elus on ju. Ja selle baasil sa saad teha siis selle kvanthüppe, on ju. Selle baasil sa saad teha, et sa teed need
rasvased energeetilised eesmärgid. Ja täna ka ma näitan Laura on just siin kõnel, et saame siis täna Laura sinuga panna paika siis, esiteks saate vaadata, vaatame, teeme täna harjutuse selle, et mis sul siis mis sul see kuristik ja kasu täna on olnud, on ju, ja kuidas sa temast eemaldada ennast kuristikust ja tegeleda selle kasuga. Et täna võtame selle ja selle kasu baasil me saame selle kvanttüppe siis sõnastada, on ju. Ja ma loodan, et see on selline põnev asi, mis ma täna teile mõtlesin, et mida me teeme. Okei, Laura, kui sa saad rääkida, sa võid mikrofoni lahti võtta, et jagada äkki selle jutu peale midagi. Tere hommikust! Siin Tere. lapsega kuulasin, aga väga kasulikud mõtted, kasulik info. Ma olen ise ka selles olnud, et ma olen langenud mingisse kuristikusse. Jutt oli mulle tuttav ette hetkel. Ma tunnen, et ma ei ole nagu seal kuristikku langemas, aga ma olen olnud selles kohas küll, kus ma tunnen, et mitte miski ei õnnestu. Ma lõpetan üldse kõik ära lausa. Ma vahepeal olen isegi selliseid hetki tundnud. Võib-olla paljud ettevõtjad vahepeal tunnevad, et asjad ei ole päris nii nagu tahaks ja sellised võib-olla üldse paneks kohe kinni ja nii edasi. Selliseid mõtteid vaata. Et selles suhtes väga hea meeldetuletus ja just, et mõelda, et mitte võrrelda ennast teistega. Et väga palju on ettevõtjaid, kes on tegutsenud mingi 8 aastat, ma ei saa ennast nendega võrrelda või nad on hoopis teise näiteks human design tüübiga, ma ei saa ennast nendega võrrelda, ainult peaks ennast iseendaga võrdlema ja vaadata, mida iga päev saab paremini teha, et see on nagu selline väga head mõtted minu meelest. Väga hea. Kuidas sa praegu ise tunned, et mis sul nagu see kasu on, nagu vaata, kui me rääkisime kuristikust, et see kasu on siis see positiivne pool, et mida sa praegu nagu võid öelda, et noh, et mis on sinu see toetusbaas, mida sa nagu endal pead praegu? No praegu sa hommikuti seda, et tahan hästi toimetada ja teha neid asju või on sul midagi siin parandada? Ei, ma hakkasin selle peale mõtlema, et ma võrdlen ennast sellega, kus ma olin nagu peaaegu 2 aastat tagasi, kui ma ettevõtte alustasin, et no üldse mitte midagi ei teadnud, vaid väga ebakindel on ja isegi oma teenuse osutamisega. Praegusel hetkel ma juba päris enesekindel enda teenuse osutamisega ja ka koolitamisega nagu üha arenen niimoodi koolitajana ka, et sellises kohas tookord ma ei oleks mõelnud absoluutselt, et ma ei tee ühtegi koolitust, on ju, kui ma alustasin oma ettevõtet, et praegu mul ei ole mingit probleemi teha nagu koolitusi, on ju, sest see on väga suur arenguhüpe nagu. Ja et endale nagu seda kas välja kirjutada või mingeid pilte panna või post-it, et silma all oleks kogu aeg see, et ma olengi ekspert, on ju, ma olengi see asi, et võib-olla siis lähme selle kvanthüppe juurde, et ma ei tea, kas beebi laseb sul seda energias teha, et kuidas sa midagi kellukesed selle kõrval saame siis. Et mis sul sinu jaoks nagu see kvanthüppe, mida sa nüüd näiteks 6 aja jooksul tahaksid teha? Et just, et ma oleks see ekspert, koolitaja päriselt, et mis mul on olnud selline takistus, ma võib-olla olen küll igasse sõbralik, selline familiaarne, et ma oleksin selline tõsiseltvõetav ekspert, et ma ise tunneksin ennast sellena ja teised nagu ka nagu näeksid mind sellena. Mida sa saad selleks teha? Ma ei tea. Ei olnud vastus, et ma ei tea praegu. Üks hea asi, kuidas eksperdina välja tulla, on kas ise teha mingeid üritusi. Teine asi on see, võtta sõna üritustel, on ju? Ja seda ma olen hakanud tegema teistes gruppides nagu ka nendel teemadel, mis minu valdkonda puudutavad nagu sõna võtta, et seda ma olen hakanud tegema, et ma olen aru saanud, et see on oluline, seda ma varem ei teinud. Ja samamoodi jagades klientide edulugusid, on ju, tagasisidesid, on ju. Ja ma peaksin uue ringi tegema, küsima tagasisidet kõigepealt, et seda ma rääkisime, aga seda ma ei ole jõudnud. Ja väga hästi tõesti toimivad klientide tagasisidet tõesti, et nii videona kui ka postitustena, on ju, et lihtsalt ja ma paneks nagu tõesti südamele, et jaga neid nagu regulaarselt, on ju, et tegelikult võiks 10 päeva enne mingi asja launch'i hakata seda juba tegema, et kui me nagu tahame midagi välja tuua, siis tegelikult peaks juba jagama neid tagasisidesid, on ju. Et kui sa launch'id nagu iga kuu midagi, on ju, sinu puhul on need webinarid, on ju, et siis et sul peaks olema non-stop tagasiside vool kogu aeg, on ju. Okei, praegu tõesti ei ole.
et selles mõttes, et inimesed muidu ei võta sind usaldusväärsena, onju. Et mul on Mhm. tihti see, et inimene ütlebki, kuule, et no keegi soovitas sind, onju, või et tead, et mul oli endal selline kogemus, et kas sa töötaksid ka mu tütrega, onju, või tule meile väliskoolitust tegema näiteks, onju. et see tuleb väga palju sellest, et kas on neil isiklik kogemus või nad loevad kellegi teise kogemust, onju. Kui palju sul praegu tagasisidesid on kogutud numbriliselt? see on ka üks selline koht, et mul ei ole need süstematiseeritud, ma olen kogu aeg mõelnud niimoodi, et nagu sina soovitad panna kuhugi Excelisse, mul on nagu siin ja seal vaata laiali. Mhm, et selles suhtes erinevad koolitused, erinevad need mentorgrupi tagasisided on ju. mhm. Ja, et need ei pea üldse Excelis olema, et need võivad olla ka täitsa Google Docis või Ja kuskil, et nad oleks ühes kohas, et see ja, on mul see nagu nõrk külg on ju. jah, okei, vist ei saagi väga kaua olla. no magama okei, minna. okei, aga ma loodan, et sa said siit ideid, on ju, et täna kedagi rohkem ei ole, et ärme siis pikemalt tee, et teised, kui seda vaatavad, siis kommenteerige siin video alla siis, on ju. eks, no olgu, tšau, tšau.